No nii, tere hommikust. Mina olen siis täna ametlikult riidest, te väga hästi võib-olla ei näe, aga mul on selline valge triiksärk ja mustad viigipüksid, sellepärast et mina lähen oma esimesele WHO suurele regiooni kohtumisele Kopenhaagenisse. Natuke hirmul ka, sest et veits on siuke imposter syndroom nagu, et aga tegelikult ma olen nagu pigem põnevil ja ma usun, et ma saan ilusti hakkama. WHO-l siis toimuvad erinevad üritused ja Eesti kuulub siis Euroopa regiooni alla ja see kohtumine ongi meil nüüd siis see nädal. Hakkab tegelikult homsest, aga täna on sellised eelkohtumised. Ma lähen ka ühele eelkohtumisele ja seal ma siis kohtun ka ilmselt mitmete noordelegaatidega teisest riikidest. Ja selles mõttes ma olen päris põnevil. Ja mul lähebki lend 10:40, kell on praegu 8:23. Siis varsti hakkan minema ja mõtlesin, et teen sellest ühe pika vlogi nädala, nii palju kui ma filmida saan. Ja mis ma siis olen vahepeal WHO noortelegaadina üldse teinud. Minu ametiaeg siis algas septembris, see on 2 aastat. Ja siis ma olen olnud aktiivne sotsiaalmeedias, see oli ka üks minu eesmärke, et tuua sotsiaalmeediasse või nii-öelda harida noori selle osas, et millised on usaldusväärsed kohad, kus leida sotsiaalmeediast infot tervise kohta ja me oleme ka oma siis WHO.noordelegaat Instagrami handle'it siis arendanud selle osas, et see võiks olla koht noortele, mis on usaldusväärne. Ja tegime näiteks vaimse tervise video, oleme jaganud lihtsalt, kuidas siis WHO noordelegaatid toimetavad, et koos minuga on siis ka veel WHO noordelegaat Karsten, kes on siis senior noordelegaat. Ma tavaliselt panen selle külge, et ma mõtlesin täna, et see oleks väga jätta nagu siia peale, aga niimoodi tähendab kätte, ma mõtlen. Aga võib-olla ma tulen istun siia lähemale, see on nagu natukene vaheldust. Nii, igatahes, kuhu ma jäin? Mis me vahepeal teinud olema on see, et me käisime Riigikogus. Kohtusime siis noorte osaluse toetusrühmaga. Riigikogus on siis erinevad toetusrühmad täiesti erinevatel teemadel võivad nüüd olla ja siis me kohtusime noorte osalustoetusrühmaga just kõigide WHO noortelegaatidega ja jagasime siis, mis on meie jaoks sellised olulised teemad. Seal tuli esile näiteks noorte radikaliseerimine, tasustamata praktikad, kõik, kes on Mart Tervishoiust jäävad ja no neid valdkondi on veel isegi, aga Mart Tervishoid, kuna ma ise olen seal ja mulle tundub, et see on kõige intensiivsem, sest seal on lihtsalt väga pikad praktikad. Ja mis veel? Ja siis meie nagu WHO poolt, ütleme WHO noortelegaatide poolt rääkisime vaimsest tervisest, me rääkisime seksuaaltervisest, kuidas see on seotud vaimse tervisega, sinna alla sai puudutatud palju enesevigastamise teemat, et viimase paari aasta jooksul vist on 168 noort on hukkunud läbi enestapu, rääkisime noorte vaimse tervise ideekorjest ja siis rääkisime seksuaaltervise puhul rohkem sellest, et tegelikult mis on selgunud hiljutistest uuringutest, et noortel nagu paljudes koolides on see seksuaaltervise pool tegelikult juba päris tugev, et seda nagu on nagu väärtustatud ja sellest räägitakse, et muidugi on koole, kus ilmselt see teema on väga tabu endiselt, kuigi see on õppekavas, aga et mida noored vajavad on just sellist veelgi teaduspõhisemat infot ja just sellist nagu ütleme, et kuidas see õige sõnastus oli, ma ei mäleta praegu, nagu sellist rohkem nagu siis ka nagu naiste põhist rohkem võib-olla mingil määral. Ma praegu nagu seda sõnastust ei mäleta, aga et just sellist nagu teaduslikku ja kaasavat infot ja kaasaegset, ma arvan. Et selles osas kindlasti saab areneda. Ja ka ilmselt see ka radikaliseerumise teema on hästi tugevalt seksuaaltervises nagu olemas. Vot, ja mida mina siis WHO noortelegaadina saan seal üritus ära teha? Ma saan üks päev siis kõneleda laste ja noorte tervise teemadel. Mul on väike ettekanne 3-minutiline. Selle ma loodetavasti saan ka filmitud, nii et siis te saate seda kuulata. Ja saangi olla lihtsalt kaasa rääkija, kaasa mõtleja. Eesti poolt läheb ka siis delegatsioon koos Eesti terviseministriga. Nii et see tundub minu jaoks väga põnev. Ja. Vot, aga mis ma ikka siin oma kodu näitan teile, ma võtan teid juba vaikselt kaasa ja läheme sinna Kopenhaagenisse ja vaatame, mis saama hakkab.
met for our first dedicated NSA engagement event. And you asked that time for clearer... We dreamed up with you in these very inspiring public hearings. And it's good also for the resilience of the health system. And we would invite you also to look up our resources that we launched last week on capacity building. In the coming area, we will focus very much on the integration. We're looking to those partnerships, and that includes resource mobilisation. The point We talk about prevention. It's not, some kind of... Estonia looks to WHO for continued evidence-based guidance and arguments to support member states in developing effective regulatory measures in NCD prevention on behalf of the youth of Estonia. We stress the need to focus on the mental health of children and adolescents. Kell on 9. Ma olen nüüd lõpuks jõudnud hotelli. Täiega põnev oli. Nii palju, kui te sealt klippidest nägite, siis see oli selle regionaalkomitee eelne selline sissejuhatus natuke, et see on siis nii-öelda, ma saan aru, et see on iga aasta olnud niimoodi, et natuke seda teemat, mis siis regionaalkomiteel või teemasid, mis siis regionaalkomiteel ette tulevad, siis käsitletakse. Seal räägiti siis peamiselt 2 teemast. Mul on kohe siin näidata ka. Praegu siis alates 2026. aastast hakkab siis European Program of Work. See on siis selline programm, kus siis on koostatud WHO poolt Euroopale selline, ütleb Euroopa regioonilist täpsemalt, selline dokument, kus on siis mingid teemad, mida võiks siis nagu sellel ajal nagu esile tuua. Põhimõtteliselt seal on 5 teemat, on health security, climate change, aging is living, millest ka eraldi me siis rääkisimegi, see on selle regionaalkomitee üks suuremaid teemasid, aging, ehk siis vananemine ja üldse sellest, et kuidas siis nagu tervislikult vananeda, mis otsuseid me täna saame teha. Siis mental health ja technology ja tegelikult ka, mis see üks teema veel oli? Ütleme, prevention. See raamat on niisugune nagu väike paperwork sellele. Sellist on hea nagu siit vaadata nagu. Selles mõttes on lahe nagu, ma ei ole seda raamat ise süvenenud, aga ma lihtsalt jätsin selle nagu praegu võtsin kaasa ja selle järgi on hea rääkida. Aga see oli nii huvitav, nagu see oli, selles mõttes nagu milline privileeg on mul, et ma saan nagu kuulda neid asju ja nagu kaasa rääkida ja mõelda. Ma olen nii nagu tänulik. Selles mõttes on lahe, et selline võimalus mul on. Ja homme siis ma kohtun ka Eesti delegatsiooniga. Ja siis hakkab see päris üritus, nii et selles mõttes on nagu huvitav. Ma täna väga palju vist ei jaksa rääkida. Ma olen päris väsinud. Aga mõtlesin, et natukene catch-upin teid. Ma võin näidata, mis ma ostsin. Ma näitan teile, mis ma ostsin, sest et miks mitte. Ma sattusin juhuslikult kõndides linnast ringi ühte postripoodi. See on nagu, müüvad siis mitte nagu tavalisi postreid, aga selliseid nagu kellegi disainitud nagu siis sellist nagu postrit suurust, mis on muidu sõnad reaalselt välja enam. Ma etan lihtsalt. Ma mõtlesin, et see on nagu Ragnarile, vaata, tema õpib inseneeri, et ta on töötanud ka rattamehaanikuna, nii et see on nagu tore. Ja siin on siis kohvi ja väike süke teema, see nagu mulle sobib. Sorry, mul hakkab ajal veits ära minema vist. Pean talle tee tegema. Ja siis ma ostsin ühele oma kallile sõbrannale, kes elab Pariisis. Tahan talle saata kaardi. Ja talle meeldib kohv. Me oleme mõlemad siuksed. Tegelikult shout out siis Petile. Armsale Petile, kes elab Pariisis. Tema aga tegelikult minu kohvi teekond algaski, sest et ta on, kas me koos käfiinis tööl käima. Vot. Minu arust me selle pärast bondisimegi, me enne ei olnud nagu väga head sõbrad. Me 10. klassis ei klappinud kuidagi 11. hakkasime suhtlema rohkem.
vot. Üks asi veel. Ma ostsin ühe kaardi sõpradele, kes varsti abielluvad. Ilmselt nad teavad, kes nad on. Aga ma ei saa seda kaarti siis näidata, sest mul on siuke tunne, et nad võib-olla vaatavad seda videot juhuslikult. Aga ma ostsin üks selline Taani selline kirjatarvete pood. Nendel on siuksed kleepsulehed ostsin. Vot, siuke stationary't natuke. Aga ma ütlen teile head ööd ja näeme homme. Good morning. Kell on 7:48. Mina siis olen ärganud. Vaikselt sõidin ennast valmis, et minna Women Citysse, mis on siis ma ei tea, kas ta nüüd WHO peakontor on, aga ta on kindlasti võib-olla on isegi nagu ta vist on küll WHO peakontor. Vabandust, ma olen täitsa uus. Joon praegu koldaks, sest ma tegelikult on kurk veits valus, ma pean neljapäeval kõne pidama, nii et siis tahaks nagu terve olla. Sorry, et ma praegu ei olnud mikrid, ma loodan, et see heli on nagu okei. Sest ma hakkan tegelikult minema just, aga ma võtan hommikusöögi. Hommikusöögi ma siin hotellis ei söö, ma ei mõtlesin, et mis seal hakkama. Avastan mingeid häid kohvikuid Kopenhaagenis. Üks ülihe äpp on nagu Coffee Trip. See näitab siis kõiki nagu Euroopas näitab parimaid kohvikohti just nagu kvaliteetse kohvi osas, nii et selles mõttes see on siuke väga nagu oi. Okei, ma ei tea, kus see kukkus. Nagu teine viibel. Vot, täna siis on nagu esimene ametlik päev, ma olen päris põnev. Loodame, et kõik läheb hästi. Vot, see you soon. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now. Don't say you're on the run to А якщо ти міг щось змінити в цьому світі, то що би змінити? WHO European region stands at a crossroads. We face interconnected challenges from climate change and demographic shifts to consequences of conflicts in Europe, Middle East and beyond. Overlapping crises have made progress toward the health-related sustainable development goals increasingly difficult. And Estonia commends the regional Developed a really good system within a short time period. To this one. You also cautioned that cost containment must never come at the expense of transparency or fairness. Together we will ensure that can and should deliver through prevention, education, response and investment. I believe you. I was already 1958, these wars have surrounded many important conversations, including last year's
Estonia fully supports the 5 priorities outlined in the new program. We underline the crucial importance of health security. Diverse in views, yes, but united in purpose. You reflect your tunnel from vision to action, from words to tangible results. While we all recognize merit in the technical areas being proposed, we have different concerns regarding ma olen siin, nüüd on mul siis tegelikult 3. päeva õhtu, aga lihtsalt esimene päev oli niisugune nullpäev, sest et see oli kavas nagu eelpäev. Sätin ennast siia mugavalt. Olen siis jõudnud omadega, ma kordan ennast, ma olen tegelikult päris väsinud. Eile õhtul ma ei jaksanud üldse filmidest, ma jõudsin siia tagasi hotelli ja ma olin täiesti väsinud, ma olin nagu nii väsinud lihtsalt, ma nagu helistasin veel Ragnariga ja ma nagu ei suutnud oma silmi väga lahti hoida. Siis mõtlesin, ma ei tee seda videot. Oi, vaegastustööf. Igatahes teine ametlik päev siis üle elatud. Täna oli päris raske päev selles osas, et ütleme esimene pool päevast mingi 12-ni oli hääletamine, mis siis kujutas endast seda, et oli vaja, on siis WHO Euroopa regioonil 3 alagruppi, kus on siis erinevad riigid ja oli vaja valida alagruppi inimesi, kes siis, või neid riike, kes siis nii-öelda uuesti kandideerisid või esitasid, ma ei tea, oma kandidatuuri. Ja siis ühest nendest riikidest oli siis üks Eesti naaberriik, enam ei nimeta. Ja tema vastu oli väga palju nagu sellist, et soovid selline riik nagu ei läheks siis juhtimisse. Ja siis selle mitu tundi oli siis debatt selle üle, kuidas siis see riik ennast kaitses ja kuidas siis nagu vastasriik, ehk siis Ukraina näiteks, mis teemadel sõna võttis, Eesti võttis nendel teemadel, mitte Eesti nagu, aga lihtsalt teised riigid, kes siis toetavad Ukrainat, võtsid sõna. Sest mis oli väga pingeline, sest seal oli päris keerulisi nagu, see pidi mitu korda hääletama, nii praegu õnneks läks nagu kõik ennasti. Et ikkagi oli nagu, sai nagu panna siis hääletusele need asjad. See võttis väga suur osa päevast ja siis teine pool päevast oli siis selle European Program of Worki ehk siis selle nii-öelda uue kava, mille järgi hakatakse Euroopa terviseteemasid nagu arendama. Selle siis nii-öelda läbirääkimisega, kus iga riik tegi oma statementi siis selle nagu kohta, et mida nad siis arvavad, mida muuta, mida mitte. Ja siis ka oli sellel siis sessioonil oli palju välisesindajad, ehk siis mingid erinevad organisatsioonid, seal oli mingi, ma ei tea, erinevate haiguste organisatsioonid, ehk siis kes andsid nagu tagasisidet sellele nagu vormile. Ja siis arutati veel nagu budget mattersid ja see oli hästi niisugune suur arutelupäev nagu. Ja õhtul nüüd oli siis Eesti kutsutud Poola saatkonda õhtu siis sellisele banketile. See oli hästi tore. Ja tegelikult kogu päeva jooksul mul õnnestus kohtuda erinevate noordelegaatidega. Näiteks siis nende seas siis oli, rääkis hästi pikalt Ukraina noordelegaadiga, hästi tore tüdruk. Ja siis Leedu noordelegaadiga kohtusin, Saksa noordelegaadi, ehk siis kõik räägime kõik WHO noordelegaatidest. Nii, Leedu, Saksa, Portugali, Šveitsi, Sloveenia. See just oligi kõik, kes olid siis seal õhtusel banketil, nendest enamustega kohtusin. See oli selline mitteformaalne nagu kohtumine ja seal sai nagu siis tutvuda paremini ja nii. Ja see oli hästi tore ja selles mõttes, et need WHO noordelegaatide programmid on veidi erinevad osad, kes siis teevad oma seda 1 aastat või 2 aastat on juba käinud selle sündmusel, kuhu mina olen alles nagu suvel, nagu järgmine aasta. Et osad tundsid üksteist, osad mina nagu ei tundnud kedagi, sest ma alles alustasin, mul ju tegelikult alustasin septembri keskel. Ja selles osas oli tegelikult hästi tore, et lihtsalt ma olen elanud ju välismaal aasta aega ja ma olen tavaliselt palju on uutes olukordades, ehk siis ma oskan seal kohaneda, ega see nagu kerge ei ole ja see on ikkagi nõuab päris palju pingutust, aga selles mõttes oli tore ja ma sain täiega palju uusi tutvusi ja nagu
häid mõtteid ja ma arvan, et selle tänase päeva jooksul ka mu silmaring väga palju laienes näiteks poliitika teemal. Et noh, ma saingi aru kuidagi, et poliitika ongi väga palju rääkimist ja kuidas nagu räägivad riigid omavahel ja nagu mida siis öeldakse enda sõnumite taga, mida nad nii-öelda välja ütlevad. Aga samas ka, et nagu sellist just nagu suhete loomist ja kontaktide saamist ja et selles mõttes, et tänane päev on väga poliitiline selles osas. Aga homme tuleb põnev päev, homme on nagu viimane päev selle regionaalkomitee üritusel ja see räägib siis hästi palju just nagu terviseteemadele läheb ja mina siis teen ka väikse ettekande siis laste ja noorte tervise teemal. Toon siis esile Eesti mõtteid selle osas ja ka just Eesti noorte mõtteid. Nii et selles osas on päris põnev. Ja ma tean, et teised noordelegaadid nagu, teevad siis ka oma ettekanded, nii et selles osas on põnev, et saab nagu kuulda, mida nemad siis räägivad. Ja seda päeva ma kindlasti jäädustan, nii et siis te näete seda. Vot, linna ma pole jõudnud näha. Vot tegelikult eile õhtul me käisime Tivolis. Seda ma nägite ilmselt videost. Ma lihtsalt nüüd praegu, kui ma filmin, ma ei ole meeles, mida ma filmisin. See oli hästi tore. Käisime Eesti saatkonnaga siis. Või delegatsiooniga on õige öelda. Ja mul oli tegelikult täiega külm, nagu siin kuidagi Kopenhaagenis ma ei ole saanud seda õiget temperatuuri, mul on vahepeal nii külm, siis mul jälle nii palav. Aga see oli hästi tore, seal on siuke sügise meele oli täie soos ja nii et selles osas oli nagu vahva. Ei ole väegustama. Igatahes tegelikult ma pean hakkama nüüd siin arvutis natuke asju tegema veel õhtul ja siis lähen magama. Tegelikult päris vara on äratus, ma pean olema 8 juba kohal. Tahan olla ka enne valmis, et saaksin hommikul veel oma teksti üle vaadata. Nii et jah, selles osas hoidke pole pöidlaid ja näeme homme. Cases. We circulated those overnight and hard copies are also available in the room. I'm just making a clip. Yeah, I got it. It's very handy. It's like a vlog camera. Yeah, that's cool. That's cool with the microphone. Yeah. Yay. We should use this room. That's so cool. That's gonna be all here. It's a clip, so That's cool. That's very handy. It's like pocket size as well. Services. Early results show improved access and positive outcomes for service users. I'd like to give the floor to Estonia on their national capacity to speak to us, followed by Kyrgyzstan. You have the floor. Thank you. Honorable Chair, Regional Director, distinguished colleagues. Estonia aligns itself with the statements delivered by the European Union and its member states, Scandinavian Baltic countries, and the European youth delegates. We welcome this inclusive and forward-looking strategy. It provides a strong foundation for ensuring that every child in our region has a healthy start for a healthy life. We particularly welcome the emphasis on strategic investments. For Estonia, strengthening primary healthcare to monitor and support the health development of children and young people has been a key priority. At the same time, developing comprehensive, equitable, and high-quality specialized care remains essential. Together, these efforts have brought measurable benefits. Our child mortality rate has decreased by 88%, and infant mortality rate about 6 times over the past 30 years. This reflects the impact of long-term and consistent action. However, new times bring new challenges. We therefore appreciate that the strategy also addresses the harmful impact of commercial products on children's health. Marketing of unhealthy food, alcohol, and nicotine products continues to influence young people's choices and well-being. Estonia looks to WHO for continued evidence-based guidance and arguments to support member states in developing effective regulatory measures in NCD prevention. We highly value the role of regional networks that facilitate cross-border cooperation and knowledge sharing.
In this regard, we emphasize the importance of continuing the EVID action initiative beyond 2026. Now, speaking as a WHO youth delegate on behalf of the youth of Estonia, we stress the need to focus on the mental health of children and adolescents. For our generation, mental health is one of the biggest health challenges. Amid crisis on multiple fronts, our mental resilience has constantly been tested. Effectively addressing this requires a systematic approach, from low-threshold early interventions to specialized care. Moreover, children and young people must be part of the solutions themselves. Only through meaningful participation can we create approaches that are truly fit for purpose, as highlighted by the motto, nothing about us without us. Thank you. Täna on siis viimane päev, täna õhtul ma lähen koju tagasi ja tegelikult tänasel päeval mul ei ole siis seda WHO Euroopa regionaalkomiteed. See lõppes siis eilsega, aga lihtsalt eile õhtul ma natuke puhkusin ja ma teen teile kokkuvõtet. Teen siis täna. Ja tänase päeva osas lihtsalt lähen Kopenhaageni peale ja jalutan ringi ja avastan seda linna. Eilne oli väga huvitav, eile oli siis ka see minu kõne. See läks väga hästi. Eile oli siis kolm arutelu teemat seal, mis siis kuuluvad sinna European Program of Worki alla. Üks oli siis Young Child and Adolescence Health, siis teine oli Innovation in Health ja siis kolmas oli Aging is Living. Sellised huvitavad teemad. Ja enamus siis noordelegaadid, kes siis olid kohal, tegidki siis selle Young and Adolescence Healthi teemal selle sõnavõttu. Meil oli üks ühine sõnavõtt, et siin tihti tehakse seda nagu kas riikide poolt ühiselt või selline nagu mingite valdkondade poolt selline ühine sõnavõtt, aga et saime ise ka teha ja siis see oli väga tore. Mul enda meelest läks hästi ja et oli hästi tore päev selles osas. Pigem oli vähem poliitikat õnneks, et sai nagu selle kuidagi, see ei ole nagu halb lihtsalt, see on natuke keeruline teistsugune, kui on nagu palju poliitikat. Ja siis me hästi palju võtsime aega noordelegaatidega, rääkisime juttu, tegime mingid Insta-videoid. Et osasid neist ma lähen nüüd siis kevadel, ma lähen World Health Assembly'le, mis on siis WHO ülemaailmne nagu üritus, kus siis kohtume Šveitsis. Ja siis ma veel eile sain ühe eestlasega kokku siin linnas, kes siin elab. See oli hästi tore. Ma tean ta lihtsalt nagu sotsiaalmeedia kaudu, et me ei ole kunagi suhelnud, aga mõtlesin, et tore on nagu oleks kohtuda. See oli minust hästi tore. Ja siis täna ma siin vaikselt pakin hotellis, panen lihtsalt kokku ja siis lähen söön kuskil hommikust ja lähen linna. See tõotab tulla põnev. Ma ei ole reaalselt üldse linna jõudnud, ma käisin ainult üks õhtu Tivolis, aga see oli ka pimedas ja tegelikult kui ma tulin see päev, siis ma jalutasin läbi linna, aga ikkagi see oli nagu nii vähe. Nii et ma olen selles osas väga põnevil ja väga tore on see aeg. Kui ma mingi seda videot kokku hakkan editima, siis ma vaatan üle, mis seal veel, kas midagi täpsustada või nii, aga praegu siis siuksed lood. Nii et see you soon.
say